Minu nimi on Kristiina Norman. Ma olen üks kunstnikest, kes osaleb Veneetsia biennaalil näitusel Orhideliirium. Ja selle näituse jaoks mina tegin 3 filmi ja need kõik filmid tõukuvad Emilia ja Andres Saali eluloost. Andres Saali tuntakse Eestis peamiselt rahvusromantilise kirjanikuna ja dekoloniaalse mõtte ühe võtmefiguurina. Ja Emilia Saal on üks siis naine, kes abiellus Andres Saaliga siis, kui Andres juba elas Jaava saarel Indoneesias. Ja mis mind kõige rohkem võlus, kui ma Andres Saali ja siis tema abikaasa biograafiat uurisin, oli just see asjaolu, et Vene impeeriumi alamatest sai siis Hollandi asumaal kolonistid, üsna tavalised valged inimesed, kes siis said ennast teostada nimelt selle tõttu, et nad olid valged. Näiteks minu filmitriloogia film pealkirjaga Janu siis loob sellise lingi või seose orhidee hullustuse ja Eesti rabade vahel. Orhideed seostuvad meil selliste troopiliste eksootidega põhiliselt, kuigi Eesti looduses on ka orhideesid ja osad neist kasvavad ka rabas, aga meie näitus muidugi räägib sellistest troopilistest orhideedest, sest et Emilia ja Rosalia Saalil me teame, et oli suur troopiliste orhideede kollektsioon. Kuukingad on ühed levinumad toataimed Eestis tänapäeval, aga me väga palju ei mõtle selle peale, et see kasvusubstraat, milles neid Hollandi kasvandustest kasvatatakse, koosneb suurel määral Eestist kaevandatud turbast. Inimesed, kes siis ostavad neid orhideesid Eestis, nad ei oska mõelda sellele, et see loodusressurss ja kõik see turvas ja vesi suunatakse siis näiteks kuukingade puhul siis Indoneesiast pärit taimede tööstuslikku kasvatamisesse Hollandis. Ja näiteks üks film siis minu triloogiast, mille pealkiri on Rip-Off, räägib samamoodi sellest orhidee hullustusest nii-öelda ajaloolises plaanis, kus siis orhideed olid osa mõisakeskkonnast ja sellisest olid luksusliku elu atribuut ja privilegeeritute pärusmaa. Minu filmis siis kehtib selline kujutelm siis mõisaprouast, kes siis maalib seda eksootilisi orhideesid ja siis teenijatüdruk teeb siis kõik selleks, et saada osa sellest kõrgklassi elustiilist ja privileegidest ja see film küsib siis privileegi ruumi kohta, et kuidas luuakse privileegiruumi, et kui palju nähtamatut tööd läheb selliste ruumide loomiseks vaja. Ühest küljest see tegeleb või käsitleb kolonialismi teemat läbi botaanilise prisma. Teisest küljest see muidugi ka adresseerib kõiki neid keskkonnaprobleeme, mis seostuvad nimelt koloniaalajastuga, aga ka näitavad seda, et see koloniaalpärand pole kuskile kadunud, et kõik seesama ebavõrdsus globaalse põhja ja globaalse lõuna vahel pole kuskile kadunud. Tänapäeva eestlastena on meil ka omajagu vastutust selle ebavõrdsuse kehtestamise ja võimestamise pärast, et me tarbime globaalse lõuna inimeste töövilju, sest et need on odavad. Samamoodi meie enda inimesed on ajaloos ka panustanud selle ebavõrdsuse kehtestamisesse, mida just näitabki Andres Saali ja Emilia Saali elulugu.